aega eemal olnud, ma ei ole ühtegi postitust teinud, sest mul oli natukene aega vaja kosuda, sest eelnevad teemad olid tegelikult päris sellised minu hingele väga-väga rasked. Et algul on küll kergendus, aga pärast on nagu selline nagu peksa saadud tunne. See on nagu massaažiski, kui käid, et massaaž on hea, ära lähed, on hea, hommikul ärkad, siis on oi. Igaühel ei pruugi olla. Täna ma siis mõtlesin, et ma räägin hirmudest, erinevatest hirmudest. Minul on 2 hirmu, mis mul lapsepõlvel tekkisid. Ja ma räägin siis nagu nendest, kuidas need tekkisid ja mis hirmud need on. Ma alustan kõigepealt siis ütleme niimoodi kergem, nad ei ole ka kergem või nad ühtemoodi on. Hea küll, ma alustan sellest, et ma näiteks kardan, kui mul pimedus selja taha jääb. See on sellest, et kaamerad musta, ei tea, et lapsena meil ema, kui isa meil hulluks läks ja nuge mööda seinu loopis ja emale kallale läks, ja siis ta viis meid pimedasse keldrisse varju ja niimoodi juhtus päris mitu korda. Siis pärast seda ma algul ei pannud seda nagu kokku, miks ma nagu kardan hullult, et mul pimedus selja taha jääb. Et väiksena oligi niimoodi, et ma keldrist välja tulla ei suutnud niimoodi, et ma panen tuled selja taga kustu. Ma ei suuda, kusjuures kohati ma ei suuda seda siiamaani, ma hakkan kartma. Ja ma mäletan, ma jooksin alati keldrist suure hirmuga ära, mu pulss oli vist, ma ei tea, ma hingeldasin, see oli nii jube tunne. Ja koolis oli samamoodi, et koolis söökla oli keldris ja seal on teatud kohad, on üks pikk koridor ja trepist tuli alla minna ja see pikk koridor ei olnud alati valgus, see oli pime. Oi jummal, mul oli alati nii raske sinna minna ja esiteks sealt trepist alla läksid, siis sa kartsid juba seal pimedat trepi alust, et keegi äkki kargab välja või mida iganes. Ma siiamaani mõtlen seda kooli ajal ja sa pidid seda niimoodi aastaid jooksma sealt. Lõpuks ma nagu avastasin üks teine valgem koht, kus see oli hästi pikk trepp alla ja sealt oli nagu söögisaali palju otsem tee minna, kui see, mis oli alguses algklassides oli. Ja ühesõnaga, minu hirm on sellega nüüd see, et mina kardan, et mul jääb pimedus ukse või selja taha. Ja teine hirm, mis minul lapsena tekkis, oli see, et kui isa õpetas mind ujuma, meres õpetas mind ujuma, käisime ala lõpmata toostes või siis tool seal ja siis seal nagu isa siis läks ujuma ja siis hüüab seal, näe, nii madal on. Ja mina siis ujusin järgi, vaatasin, jah, kivi on, ostsin kivi peale ja isa ujub edasi ja näe, nii madal on, tule, pane käed jalad tööle, tule. Jõksin edasi ja ma päris kaugel ujusin. Ühel hetkel käisin ma niimoodi, et ma sealt kivi pealt sulpsasin üle pea vette ja ma küll sattusin tohutult paanikasse, aga ma suutsin tagasi ujuda. Aga sellest hetkest saadik mul on see hirm, et ma kardan vett, mille põhja ma ei näe. Et ühesõnaga ujuma ma võin minna, mille põhja ma näen ja ma võin minna ujuma sinna, kui ma põhja ei näe, aga ma ei lähe kaugele. Sest ma kardan kogu aeg miski nagu jalgadest võtab kinni või siis ma mäletan vend, see hirm süvenes sellega ka, et mul vend, kui teismelisel lapsele käis karjääris ujumas ja üks laps uppus ära sinna ja ta tõi selle lapse sealt vee alt välja ja see vaatepilt või see kujutlusvõime, mis minul tol hetkel tööle hakkas, mis mu vend seda ja see põhjas seal oli ja siis sellest hetkest on ka, et ma kardan nagu, et keegi ühesõnaga jah, minul on need 2 hirmu ja ma ei pannud algul neid üldse tähele või seostanud üldse, et mul need lapsepõlvest, miks need tekkinud on. Ajapikku hakkasin taipama seda, et seotud keldriga ja üks vesi on see, et ma selle ujumisega ma käisin ma ei näinud ju enam kivi ja ma käisin ju
üle pea vette. Et sellest tekkis nagu siis see, et ma põhja ei näe ja kui ma põhja ei näe, siis ma nagu kardan. Ühesõnaga, selline lühikene tekst täna või selline lugu, aga vähemalt midagigi. Järgmise korrani!